Oma saadet alustame sel korral rongiga liiklejate jaoks veidi kurvema sõnumiga. 15. novembrist tõusid reisirongide piletihinnad. Ehkki on peatuste vahemikke, kus hind ei muutu või väheneb, ulatub üldine piletihinna tõus keskmiselt 7–8%. Nii tuleb Tallinnast Tartusse rongiga reisijatel maksta senise 8,9 euro asemel 10 eurot ja 10 senti. Piletihinnad küll tõusid, aga Avinurme rongid endiselt ei sõida. Avinurmet läbis alates 20. aastate keskpaigast ligi 50 aasta jooksul kitsarööpmeline Sonda Mustvee raudtee. See aeg oli trassi äärde jäävatele küladele tõeline õitsenguaeg. Raudteel viidi välja puitu Alutaguse metsadest ja hiljem lisandusid Mustvee suunas veetav suhkur, petrooleum, sool, ehitusmaterjalid, põlevkivi ja ka heeringad. Nüüdseks on kunagisest raudteest taastatud peaaegu 180-meetrine lõik, raudteesild ning veerem. Inimestele on jäänud võimalus mööda kitsarööpmelist raudteed sõita liinil Avinurme. Kas rongil on omal mingi nimi ka? Kuidas näiteks kohalikud kutsuvad? Susla. Susla. Ja mis selle rongi siis lugu on? Selle raudtee ajalugu, et see rong on pandud sellepärast, et meenutada siit läbi sõitnud Sonda Mustvee raudteeliini, mis andis Avinurmele tol ajal tohutu arenguhüppe, sellepärast, et teedeliiklus muu oli nagu hooajati kehva, aga raudtee võimaldas seda aastaringselt hästi teha, et kaubavedud ja asi läks tänu sellele Avinurmest palju paremaks. No miks see kinni pandi? Kuna ta allus, täpselt ei tea, aga kogu raudtee too aeg, see oli siis 1972 allus sõjaministeeriumile tolleaegses NSV Liidus, siis põhjust ei pidanud põhjendama ja pandi ta kinni, öeldi, et tuleb bussiliikluse asemele, mida kahjuks ei tulnud, nii et tagakülad näiteks Punasoo ja need siis kujusid kokku täna. Ja mis siin siis konkreetselt veel säilinud on, millised erinevad vagunid? Näiteks see konkreetne vagun, mis siin toimub? Tema oli reisijate vagun ja see on meil toodud Orust ja kõik need, temast oli säilinud väga vähe, seal on ka pildimaterjal ja see metallkest oli ainuke, mis tast säilinud oli. Ja sellised liikusid siin raudtee peal ja selle taastasid siis kohalikud koolipoisid, kes siis omast vabast ajast käisid seda tegemas ja siis vanemad mehed olid siin nõustamisega ja abiga juures, aga põhise töö raskus kandus ikkagi koolipoistele. Kui see raudtee siin kinni pandi, siis kuidas rahvas sellele reageeris? Kas oli loota, et tuleb midagi uut? Loodeti, et tuleb laiarööpmeline, et oli lootust, et tuleb laiarööpmeline ja selle viimane, seal on ka näha pildimaterjal, kuidas viimast reisivedurit ära saadeti Avinurmes. See on tammepärgede ja asjadega ja puhkpillikooriga ja inimesed lootsid, et ta ikka päris kinni ei lähe. Ja me saame aru, et see ka sõidab? See ka sõidab. Kui kaugele me sellega jõuame? Kuna meil on 2 liini siin ja nende liinide pikkus on 150 ja 178 meetrit. Kuna täna on vihma sadanud, siis me sõidame lühikest trassi 150 meetrit. Ja tulevikus on plaan? Tulevikus on plaan siin paar kilomeetrit otsa saada. Okei, aga siis proovime sõita. Läheme proovime sõita. Rongi juhib Eero, kellest sai rongijuht juhuse tahtel. Kuna vana rongijuht pidi sellelt kohalt varakult lahkuma, võttis Eero lihtsalt ameti üle. Peakatteks on mehel tõepärane vedurijuhi müts. Pintsak sobivad lihtsalt mütsiga kokku. Juhtimise õppis ta selgeks 10 minutiga, see pidavat olema raskem kui auto juhtimine. Eero on ka see, kes rongile bensiini sisse valab ning laagreid õlitab. Rongi maksimaalne sõidukiirus on 55 kilomeetrit tunnis, kuid ette antud suurim lubatud sõidukiirus on 5 kilomeetrit tunnis. Suuremat kiirust ei saagi üles võtta, sest muidu ei pruugi raudtee lõpus pidama saada. Rongil on olemas ka reverskast, millega saab muuta rongi sõidusuunda. Suslal on see kast valepidi peale pandud.
Eero sõnul olidki kastid tol ajal rongidel peal nii, nagu Jumal juhatas. Venelaste puhul sõltus see enamasti palgapäevast. Bensiini kulutab susla palju. Nagu ütles ka rongijuht Eero, kõik, mis sisse paned, see ka otsa saab. Ja mis siin siis tagapool oli veel mõned vagunid, mis te olete korda teinud? Tagapool on kaubavagun, mille me oleme teinud siis küüditamise vaguniks. Nagu kõik teavad, ei olnud meie inimeste viimine Siberisse lihtsalt ühe otsa piletiga turismireis. Ise õnneks ei ole selles vagunis pidanud sõitma, aga me kasutasime nende inimeste mälestust, kes Avinurmest läksid rongiga. Siin on ka vaidlusmoment, et osa ütleb, et nendel ei olnud seda bursuikat sees, osa ütleb, et nendel oli auk, teised ütlevad, et oli ämber asjade jaoks ja Rongiga saavad sõita kõik soovijad alates maist kuni oktoobrini. Rongiliiklus avatakse siis, kui ilm on piisavalt soe ja lõpetatakse siis, kui veduriuks külmast kinni torsub.